Tere, armas rahvas! Käes on jälle aeg teid rõõmustada väikese lugemisvaraga ja sellel nädalal loen ma teile ette mõned väga armsad ja minu arvates üsna naljakad lood niisugusest raamatust, mille pealkiri on Brüssel, linn tugevatele ja mille on kirjutanud Simpser. Ma pean teile ka ütlema ära, kust tuleb see Simpser. Asi on selles, et mina ise pidasin seda autori nii-öelda hellitusnimeks või hüüdnimeks, mille on talle pannud omad, aga tuleb välja, et selliste koodnimetustega tähistatakse Euroopa institutsioonides oma töötajaid. Nimelt on vähemasti Euroopa Liidu nõukogus niisugune komme, et võetakse siis 5 esimest tähte inimese perekonnanimest ja 2 esimest tähte inimese eesnimest ja nõnda kokku saab selline asutuse siseseks kasutuseks mõeldud koodnimi. Nii et kui tuua väike näide, siis näiteks on võib-olla kergesti äratuntav selline kood nagu Ansipan, aga mõni nimi võib tunduda ka pisut raskemini äraarvatav. Asi on nimelt selles, et kui perekonnanimi jääb alla 5 tähe, siis tühjade kohtade peale pannakse X-id. Ja teile mõistatamiseks siis niisugune koodnimi. Toom X Y A. Kui arvate ära, kes see võib olla, siis saatke mulle kiri. Ja nüüd siis mõned lõigud sellest raamatust. Reality TV. Vaikust saade. Euroliit rahastab ametnike põnevast ja ohtlikust elust pajatava Reality TV sarja tootmist. Planeeritud on 73 982 episoodi. Sarja pealkirjaks on seadusandlik tavamenetlus. Telerahva seas tuntud ka kui reitingutapja. Videopunkt. Institutsioonid püüavad luua inimlikumat imagot, mida siis YouTube'is ja mujal levitada. Peamaja aatriumis avati videopunkt, kus ametnikud saaksid rääkida lustlikest vahejuhtumitest, mis nende karjääri jooksul juhtunud on. Esimesed paar nädalat on olnud väga vaikne. Operaator on jätnud teate, et vajadusel leiab teda lähedal asuvast õllekast Chez Bruno. Vaid vana Hendrikson peadirektoraadist C3 kibeleb kaamera ette oma tervisest lugusid vestma. Teda tuleb sealt lausa kaikaga ära ajada ja seletada, et hemorroidides pole midagi lustlikku. Ja lõpetuseks üks lugu veel. Staatuse aknad. Tüüpiline uue maja Brüsseli kontorihoone on põhimõtteliselt üks suur klaasist kast. Fassaad koosneb akendest ning nende arvu ja asukohta enam ei muuda. Seevastu saab lõputult nihutada majasiseseid seinu, mis koosnevad mingitest moodulpaneelidest. Büroode ruumijaotus on pidevas muutumises, nii kuidas parajasti just vaja. Kui mingi osakond vajab täiendavat leevensraumi, saab seda seinte ümbertõstmise teel kergesti saavutada. Nüüd võib jääda mulje, et seinad on olulised. See on sügavalt ekslik arvamus. Brüsselis on keskse tähtsusega aknad. Aknad ja veel kord aknad. Akende arv kabinetis näitab sinu sotsiaalset staatust ja asukohta ametnike toiduahelas. Ilma naljata, jutt jumala tõsi. Kulid saavad 1 akna per kärss. Jupi jumalad 2 akent ja päris šefid bossid juba 3 või 4 akent. Mõelda, et kusagil istub keegi František ja vaevab end sellega, et Hermannil on temast 1 aken rohkem. Ja siukseid staatuse pedesid on see linn täis. Aga mulle üsna ükstaskõik on see, ei mu rõemsat südant miski kurvaks tee. Mina töötan valdavalt kodus ja minu majal on 18 akent. Vot nii kõva mees olen ma. See oli siis kirjastuses Tuum välja antud raamat pealkirjaga Brüssel, linn tugevatele. Simpseri raamat euroametnike raskest, aga värvikast elust. Aitäh, et tulite kuulama ja tulge nädala pärast jälle. Head lugemist!